Tere kõigile, tore, et siia kohale on ka inimesi tulnud, mitte ei vaadata ainult peegliteel. Ja ma võin öelda, et kui ma nüüd vaatan seda küsimuste arvu, meil on eelnevalt olnud kohtumised siis Mike Reiveni, Claire McIntoshi ja Robert Püntsaga, siis Nikola meile tuli kõige rohkem küsimusi. Et neid tegelikult erinevatest kanalitest tuli üle 30, osad kordusid, nii et ma võtsin nad niimoodi kompaktseks, et on kuskil 18 küsimust. Ja teie, kes siia olete tulnud, on ilmselt tema raamatuid lugenud, et tutvustamist ei vaja? Ei ole. Raamatud on seal klaveri peal näha ka. Ta on kirjutanud 2 populaarset sarja, on Väike nurgapood ja Väike külaturg. Siis on eraldiseisev romaan Töölesa ja nüüd see kõige parempoolne, mis raamatukokku ei ole veel jõudnud, aga just ilmus, kuidas talle öelda. Et lugemist ja valikut jätkub. Aga siis hakkame selle kõige tähtsama osaga pihta. So I just gave a short introduction about you and your books, and now it's time for the questions. We asked our readers to ask the questions, and there were like more than 30 questions, but some of them wanted to know the same thing, so I sort of merged them and got 18. So I don't know how long it's going to take, but I hope we fit in our time frame. Ja siis esimene küsimus. Do you remember the moment you first thought that I'm a writer now? I think it was actually when I was 9 books in, when I actually achieved great success and got on like the bestseller list, to be honest, because I worked really, really hard and I didn't get results until my 9th novel. How many books have you written? I've written now 21. Küsimus oli, et millal ta esimest korda ise tundis, et ta on nüüd kirjanik ja alles siis, kui ta juba 9 raamatut oli ilmunud, et enne seda veel ei olnud seda tunnet. What inspired you to write your first romance novel? Okay, I started writing very late. I was dared to run a marathon in a job I was working in, and I started writing a diary about my training. And I realised, okay, I'm quite good at writing, so I hadn't wanted to be a writer, it kind of just happened, and I guess I write about romance because I'm very bad at it myself. I always write the happy endings because I don't get them. But has your inspiration stayed the same, or do different things inspire you now? I started writing when I was 30 and I'm 60 next year, so yeah, different things do inspire me, I guess. But then fundamentally love is the same, so it's the same language. Küsimus oli siis, et mis inspireeris teda kirjutama kõige esimest romaani ja see juhtus põhimõtteliselt kogemata, sest ta tahtis maratoni joosta, pidas päevikut oma treeningutest ja siis avastas, et ma tegelikult oskan päris hästi kirjutada. Ja kirjutab peamiselt armastusest seetõttu, et ütleb, et ta on ise väga halb selles. But if you were not a writer, who could you be? I think I'm a failed actress. I'd love to be an actress, I think. And I think by being a writer, it's kind of the same in a way because I could make the characters do what they want to do. Küsiti siis, et kui ta ei oleks kirjanik, siis kes ta võiks olla ja ta arvab, et ta võiks olla näitleja, et kirjutamise kaudu elabki seda unistust välja, saab karakterit luua ja nii edasi. Okay, now let's move on to creative process. What does your daily writing routine look like? Okay, I usually get up very early and go for a walk and have my breakfast, and we'll probably start writing about 7 a.m. And I tend to write for about 6 hours, and then that's probably my day. But sometimes, if I'm so inspired and the story is moving, I will write for up to like 10, 12 hours a day. It really does depend. But once I start writing a book, I do it every day, and it takes me about 8 to 10 weeks to finish the first draft. Küsimus oli siis, et milline näeb välja igapäevane kirjutamisrutiin ja tuleb välja, et on väga kohusatundlik inimene, tõuseb varahommikul üles, käib oma jalutuskäigul ja siis istub laua taha, hakkab kirjutama. Tavaliselt 6 tundi päevas, aga kui inspiratsioon on peal, siis ka 10–12. Ja ühe raamatu jaoks läheb kuskil 8–10 nädalat, et see esimene isand valmis saada. Do you have any specific habits or rituals that help you get in the creative flow?
I drink lots of English tea. And I usually write in my bed, which is quite strange, but I find I don't get distracted when I write in bed. Küsiti siis, et kas on mingisuguseid erilisi rituaale, joob väga palju teed ja tavaliselt kirjutab voodis, mis on päris eriskummaline, aga tema jaoks töötab. Is writing like a therapy for you or is it work? It can be both. At the moment, I'm in the middle of writing a second book for a new series, and I'm finding it really hard to get started, so it feels like work today. But once I get going, yeah, I forget everything else that's going on. It is therapy, definitely, and I love it. And I tend to write, and your readers will know, a lot of self-help stuff within my romances as well, because I like to help people that way, and it helps me by writing about it. Kirjutamine on tema jaoks pigem teraapia, aga vahel näiteks praegu, kui ta peab sarja teist romaani kirjutama, siis tundub ka tööna ja talle meeldib selliseid vaimse tervise probleeme ja terapeutilist kirjutamist oma raamatutesse sisse panna, et neid raamatuid võib lugeda ka natukene eneseabina. Have there been any moments when you have held back while writing, worried that something might be too personal? Personal for me? Yes. Maybe in the book that you're going to publish soon, which is How to Fix a Broken Heart in English, I very sadly lost twins and then was unable to have children. And it was very cathartic writing the book, but I was worried about putting it out there so everyone knew my personal life. But I found when it came out in England that I got a lot of messages from fans thanking me for writing about such a sad subject. Thank you. Küsiti, et kas mõnikord on ta pidanud ennast tagasi hoidma, kartes, et see teema läheb natukene liiga isiklikuks ja on tulemas järgmine raamat, mille pealkirja eesti keeles vist veel ei ole. Inglise keeles on How to Fix a Broken Heart ja selle ta kirjutas siis sellest, kui ta ise lapse kaotas ja tuli välja, et ta pole enam võimeline lapsi saama. Ja siis oli küll selline tunne, et äkki on liiga isiklik, aga lugejad on saatnud talle väga palju sõnumeid ja andnud tagasisidet, et on väga tänulikud selle raamatu eest. So the next question maybe is answered already. Which of your books was the most difficult to write? Yes, that one was difficult to write. Also, I mean, I gave up drinking as well. I'm sober now, and a couple of my books, actually, the Fairy Lane Market series, one of my characters is a non-drinker, and I guess that was quite hard as well to write, because I wrote about something that was passionate to me again by giving up drinking. But yeah, I think How to Fix a Broken Heart probably because it was so personal. Also, Let Love Win was another one because I wrote about early bereavement. And my mother died very young as well, so I dealt with the characters who'd lost somebody young in their lives as well. Things that happened to me, I like to convey because it's so close to my heart. I think the readers will find it very real. Küsimus oli, et millist raamatut oli kõige raskem kirjutada ja oligi seda viimast, sest see oli tema jaoks isiklikul teemal, aga samas ka väikeses külaturus oli üks tegelane, kes oli alkoholi tarbimise maha jätnud ja kuna tema samal ajal oli sama otsuse teinud, siis seda oli ka keeruline kirjutada. See viimane, mis ta mainis, seda ka vist eesti keeles ei ole. So your stories often touch on loneliness, mental health and the importance of community. Do these themes arise naturally or is that a conscious decision for you? It's a conscious decision. I volunteered for 5 years for a charity, a suicide charity actually in the UK, and I realised just how much mental health is such an issue now, and it does need talking about. So I think by my experience from working at a charity enabled me again to write from the heart, and it is very important to me to reach out to people who are struggling. Mainiti ära, et raamatud räägivad väga tihti üksiklusest ja vaimse tervise probleemidest ja küsiti, et kas need teemad lihtsalt kuidagi kerkivad esile või on need tema jaoks teadlik otsus. Ja need on tema jaoks teadlik otsus, kuna ta on ise ka tegutsenud vabatahtlikuna ühes suitsiidiennetusega tegelevas heategevusühingus. Ja kuna tänapäeval on vaimse tervise probleeme nii palju, siis tema jaoks on oluline neile tähelepanu pöörata.
Also, love in your books is never simple. Why is it important for you to show it's more complex and real? Because love is never simple, and I think there are a lot of the genre of romantic comedy authors write these amazing happy ever after happy endings, and I think I like to keep everything real because I think you're very lucky to have a relationship that runs smoothly. Küsimus oli, et armastuse teemad tema raamatutes ei ole kunagi sirgjoonelised, et alati on mingisuguseid takistusi või probleeme. Et miks on tema jaoks oluline seda kõige näidata ja vastus ongi väga lihtne, et armastus ei ole alati nii sirgjooneline nagu romantilistes komöödias seda näidata püütakse, et on õnnelik lõpp kõigile. Et ongi hea nagu reaalsusega kontaktis olla ja näidata, milline üks suhe päriselt välja näeb. But do you believe that every love story needs a happy ending? No, not necessarily. We say here that people meet for a reason, a season, or a lifetime. And I do think that people have come into my life and improved it, but not necessarily been my long-term soulmate. I think we learn from every single relationship we have. And it should bring you up a stepping stone each time to maybe finding the perfect person, if there is one. Küsimus oli, et kas igal armastuslool peaks olema õnnelik lõpp ja tema usub pigem seda, et inimesed tulevad meie ellu põhjusega ja mingisugused suhted võivad olla väga lühikesed, aga on nagu astmeks järgmise suhte loomiseks. Okay, now we can move on to characters specifically. If you could spend one day with one of your characters from your books, who would you choose? I think the obvious one is Rosa from Cocklebury Bay. And I've got the English one here, the English book, and there's Hot Dog, because we love Hot Dog. Yes. And obviously I love your covers, because you have Hot Dog as well. And Rosa is such an interesting, feisty character. Yeah, and I'd like to say, why were you mucking about with Lucas? Why didn't you just stay with Josh and have a good conversation with her? But I'd equally love to meet Queenie, who is also in the Cocklebury Bay books, who was her grandmother, or great-grandmother, because she was such a wise character. I love her. Küsimus oli, et millise oma tegelaskujuga tahaks ta päeva veeta ja see oleks siis väikese nurgapoe Rosa ja loomulikult ka Taks, kes eesti keelde oli vist tõlgitud lihtsalt kui kuul, aga inglise keeles on hot dog ja loomulikult ka kõik teised selle väikese nurgapoe tegelased on talle väga südamelähedased. I have to ask the next question a bit early because it's about hot dog. Do you have a special connection with Dachshunds, or why did you choose that one? And also the name choice is fascinating. This is the thing. My neighbour had one that kept barking and drove me mad. And I had no connection other than that. But my editor at the time, her son had a hot dog. So she was able to advise me on everything, even the fact they like eating cucumber. Who would know that? Küsimus oli siis selle kohta, et miks need taksikoerad nii olulised tema raamatutes on ja ta naabril oli taks, kes ajas ta oma haukumisega hulluks, aga sellesse raamatusse tõi taksi sisse hoopis toimetaja, kelle pojal oli koer ja kelle käest sai siis küsida täpselt igasugust lisainfot, mis takside kohta vaja läks. Is there any personal secret or hidden details in one of your books? Something that's really meaningful to you, but most readers wouldn't notice? Through quite a few of my books, I had a good friend called Ralph Weeks, and I used to put him in each of my books as a different character. So he's a child with an allergy, I think, in the school gates. He's a taxi driver in maybe Cocklebury Bay. So if you look, Ralph is featured in quite a few of my books, the name Ralph. Küsimus oli, et kas ta on ka mõne üllatusmuna oma enda elust peitnud raamatutesse. Tal on hea sõber Ralf, kelle laadset tegelaskuju leiab siis peaaegu igast raamatust, et edaspidi kui loete, siis võite vaadata, kus see Ralf silma ilmub. But have you ever received an interpretation of your work from a reader that completely surprised you, that was something you hadn't even considered? I don't think so. I mean, obviously my reviews are very varied, and I do read them all, even though I get quite a lot, because I like to actually see what people say and how I can improve my books. But no, I can't remember receiving anything
that was totally different interpretation. Well, do you know of one or no? I have to ask the person who asked the question. küsimus oli, et kas mõni lugeja on tema raamatutest täiesti teistmoodi aru saanud ja andnud talle tagasisidet, mis tema jaoks oli üllatav. Aga kuigi ta loeb kõik arvustused läbi, sest ta tahab teada saada, mis tema raamatutest arvatakse, siis midagi sellist ei ole ta leidnud. Now we are moving on to Huckleberry Bay. It has become such a beloved fictional setting. Why do you think readers connect with it so deeply? I mean, personally, Huckleberry Bay is a combination of two places in Devon that I used to visit as a little girl with my family. And I think readers love it. One, because it's such a beautiful setting, but also because the community there is so great. And it got very successful during lockdown when we all needed community, I think. And also the characters are so varied as well, and a lot of them have got flaws. And I think as a setting with the sea and them going up for the walks across the cliffs, it's just a beautiful place to be. Küsimus oli Huckleberry Bay kohta, et miks sellest on saanud nii armastatud tegevuspaik ja tegelikult on see kokku pandud 2 reaalsest kohast Devonis, mida ta lapsena külastas. Ja esiteks on see selline ilus mereäärne külakene, aga teine oluline koht on ka sellel kogukonnal, mis ilmselt just koroona ajal inimeste jaoks väga oluliseks sai, et need inimesed meie ümber ja kuidas nad omavahel suhestuvad. Did you originally plan to write a series or did it grow organically through reader response? Well, it's quite funny because obviously I wrote it as a one-book standalone and I finished it so beautifully. And then it suddenly got to #1 on Amazon and was doing so well. I was like, oh my goodness, I must write another one. And then the book 2 did so well, I thought I must write a series. So I literally wrote it as the readers started to love it. So I never expected in a million years that it would be so successful because it's now in 15 different languages. And it's very, very popular here as well. Küsimus oli siis selle Nurgapoe sarja kohta, et kas ta tahtis kohe algusest peale sarja kirjutada või see lihtsalt juhtus ja oli planeeritud ainult 1 raamat, aga kuna see sai Amazonis esimeseks, siis kirjutas ta teise, mis ka tõusis tabelite tippu ja nii ta läks. Would you ever consider writing something completely different, like a crime novel or science fiction or something? I've thought about it, but I also think I am good at what I do with romance, and I want, as long as readers are still happy to buy romance, I want to keep giving readers what they want. But maybe one day I might write a crime thriller or something like that. But at the moment, I'm really happy with writing romance. Well, we will be looking forward to the crime as well. Okay. Oli küsimus, et kas ta plaanib kunagi ka kirjutada midagi enda žanrist väljas, mingisugust krimiteemalist või päris ulmet ja ta ütles, et pigem jääb oma liistude juurde, sest on selles väga hea. Senikaua, kuni neid romantilisi lugusid oodatakse, senikaua ta neid ka kirjutab. Can you imagine your books being adapted for the screen? And if so, who would you cast in the lead roles? Well, this is very exciting because the book that you've just put out on October the 2nd, I don't even know what you called it. How do I tell you? I haven't translated it yet. Mm-hmm. I've written a film script with a fellow scriptwriter, and so my intention is for that to be on the screen. And I'm also with a TV production company who have working it out, so that they're looking at that for TV. So once I've written the series, which is out next year, I really want to focus on the screen work. But I've tried with Cockleberry already, and I've got a script for it, so never say never with Cockleberry as well. But it's very hard to get things made into film TV. Küsimus oli, et kas ta kujutab ette, et mõni tema raamat võiks jõuda ka suurtele ekraanidele ja tegelikult see viimane, mis siis eesti keeles on, kuidas sulle öelda, sellest on stsenaarium juba kirjutatud ja ilmselt siis läheb töösse. Okei, kas meil on veel küsimusi siit praegu? I would ask, if you can hear me, I would ask how does it, I know it's very different to write screenplays versus novels, so how do you decide to write a screenplay out of your own novel? Okay, I mean, I realised when I started writing it that I was very bad at writing a screenplay. I found it really hard.
So I just got a first draft out very quickly and then realised I needed to write with another screenwriter who was good at their craft. So it is very different, and I will have to work with other people. But in my heart, I wanted to try and write one to see if I could. Oli siis küsimus, et kuna selle stsenaariumi kirjutamine on täiesti teine maailm, et kuidas selline mõte üldse tuleb, et enda raamatust teha filmi või sarjastsenaarium, ja tema siis avastas seda kirjutama hakates, et on selles väga-väga halb ja leidiski endale appi kellegi, kes näitas talle, kuidas see siis tegelikult käib. Veel küsimusi? Ma ei ole ise tema raamatuid lugenud veel, aga mida autor soovitaks, et millisest raamatust alustada, et mille üle ta kõige rohkem uhkust tunneb? Okay. So the question is, if someone has not read your books at all, what should be the first one to read? What makes you proud? I think it would be The Corner Shop in Cockleby Bay, because it has appealed across so many countries and people have loved it. So I would start with The Corner Shop in Cockleby Bay. Soovitab siis ikkagi alustada sellest väiksest nurga. I never know which one is which. Is it this one or not? Is that The Corner Shop? Yes. That's the Oh, one. yeah. This one. Do you have all the book versions in Estonian? I have every single one, and I wish I've got a whole shelf with all my language ones in, and I have a shelf for Estonia. Yeah, which is amazing. Yeah. Do you know how many languages have your books been translated to? So 15 now, including English, and I love the fact I'm in Estonian. I never ever thought that would happen. I just think it's amazing. Küsisin siis ise, et mitmesse keelde tema raamatuid tõlgitud on ja 15 keelde koos inglise keelega ja ta elus ei kujutanud ette, et teda võiks Eestis edu saata ja see on väga-väga tore. And I believe I'm the best selling out of the 15 is the Netherlands and Estonia. Ja kõige paremini müüvadki tema raamatud just Hollandis ja Eestis. Ja kuidas kirjaniku nimi on? Nicola May. So, there is one question we ask everyone that comes here. Okay. Reading recommendations. What are your favorite books? I like reading kind of family dramas. Patrick Gale is an English writer who I love. And I'm also at the moment reading a British comedian called Bob Mortimer, who has a best-selling book. But with regards to romantic comedy, I've always loved Marion Keyes, Carol Matthews, Millie Johnston. Yeah, they're my favourite UK rom-com writers. Okay, we will try to find them in our shows as well. Okay. Nii, on veel mõni küsimus? Veel mahutab? Okay, then we say thank you. There are no more questions at the moment. Do you have the last book in Estonian as well? Have you seen it? I've only seen the cover design. I haven't seen the actual book yet. I can show you, at least through the Oh, screen. you have it there. Oh. So, the Estonian title is Kuidas sulle öelda? Oh. I love that so much. Thank you. I love the blue and the red. Yay! Because I love red. I always love red. That's amazing. Thank you. Now, how do I say? I'm going to say I tap. Is that right? Perfect. Yeah, thank you. And I like it. Thank you. hope that you Bye. write many more books. Yeah, there's 3 out next year, so you must look. Bye. Thank you. Bye. Nii, aga edasi õhtu jätkub vestlusega raamatute kirjastamisest. Meil on siin Pegasuse kirjastusest Ingrid Koppel, lähme istume sinna. Ja siis saame rääkida natukene sellest, kuidas need raamatud meieni jõuavad. Kui mu selle ürituste sarja mõte tuli, siis täiesti kogemata esimeseks autoriks oli meil Mait Reiven
ja kuna ma tunnen tema tõlkijat Pillekest, siis ma kutsusin siia Pillekese, nii et me saime päris põhjalikult arutada selle üle, milline see raamatute tõlkimise maailm on. Aga mulle endale lugejana ja ma usun, et teistele ka pakub huvi ka see, et mis selle raamatuga siis pärast tõlkimist edasi saab. Kui siis alustaks hoopis sellest, et kuidas need raamatud välja valitakse, mida eesti keelde tõlkima hakata, kuidas see käib? No on sellised toredad kohad nagu raamatumessid. Et siin Euroopas peamised messid on siis kevadeti Londonis ja sügiseti Frankfurdis. Et ütleme nii, et see on selline koht, kuhu sisuliselt ikkagi kõik, kes Eestis vähegi kirjastavad, sinna ka lähevad oma delegatsioonidega ja siis kohtutakse seal kas siis kirjastuste või siis agentuuridega, kes vahendavad erinevaid autoreid. Osad nimetused, osad autorid kantakse nii-öelda siis kandikul ette selles mõttes, et alati küsitakse, mida just sina parasjagu otsid, siis nad näitavad sulle oma kõige menukamaid autoreid erinevates žanrites. Ja eks siis pärast tuleb kodutööd teha, et see valik on loomulikult meeletu ja lugemist jagub. Ja nii ta läheb, eks me loomulikult ise jälgime, kui nüüd tõlkekirjandusest rääkida, jälgime edetabeleid pidevalt, mis müüb mujal maailmas. Peamiselt Inglismaal, sest ma ütleks, et võib-olla eestlastel nüüd, kui võrrelda Ameerikaga, siis kindlasti inglastega on sarnasem maitse kui ameeriklastega. Et jah, nii ta on. Aga seal messil neid raamatuid, kuidas tutvustatakse, et selge see, et tervet raamatut ei juba läbi lugeda, et ilmselt neil on sisu kokkuvõtted, mingisugused PowerPointi esitlused. Neil on üldiselt, neil on paberil kataloogid ja ikka sellised põnevamad asjad, nad teevad lühikesed sisu kokkuvõtted. Aga kuna Eesti on selline väike riik, et me peame valima nii-öelda parimatest parimat, siis meie jaoks juba on ka väga kõnekad sellised faktid, et mitmesse riiki ta on müünud või millise autori lugejatele konkreetne uus autor siis võiks sobida ja eks seal on sellised erinevad asjad. Ja mis on salata, kuna Eestis tiraažid on väikesed, eestikeelseid lugejaid või üleüldse eestikeelseid kõnelejaid, siis on tegelikult 900 000 alla miljoni, et tihti loevad ka sellised faktorid, et kui paks üks raamat on, et kui suured tema väljaandmiskulud on, et ka selliseid asju tuleb arvestada. Nii. Kas sa saad numbritest ka rääkida, kui väike on väike tiraaž? Selline tubli keskmine praegusel ajal on 800, et seal juba, kui me teeme selliseid tuhandesi ja rohkem, et see on ikkagi väga hästi. Ja vaikselt hakkavad paberraamatute kõrvale tulema siis ka digiraamatud, audioraamatud, e-raamatud, et eks need ka vaikselt võtavad seda turuosa mingil määral endale. Aga ma arvan, et jääb alati ka neid inimesi, kes naudivad seda, et nad päriselt paberraamatu kätte saavad võtta ja niimoodi võib-olla voodisse mõnusalt kerida raamatuga lugema, et mis on ka tore, nagu kirjastaja seisukohast. Kuidas praegu see protsent umbes on nende paberraamatute ja digiraamatute vahel? Kõikidest raamatust ei tule neid digiraamatuid, aga siis palju neid ostetakse? No ma võin öelda, et praegu on see, ma protsenti tõesti ei tea. Kindlasti meie kirjastuse tegevjuhil oleks mingid statistikat ja kõik Excelid olemas, aga see järjest on tõusuteel, sest oktoobris on liitumas Eesti turuga selline suur tegija nagu Storytel, kes hakkab audioraamatuid müüma oma äpi vahendusel, et see kindlasti muudab selle audioraamatute ja ka e-raamatute tarbimise veel mugavamaks ka siinsele lugejale, et eks ta tasapisi liigub, et võib-olla osad, kes lugesid paberraamatuid, hakkavad eelistama nüüd neid digiväljaandeid, aga kindlasti me saame sellega ka uusi lugejaid, et võib-olla neid, kes eelistavad kuskil trenni tehes või ma ei tea, kodus toimetades kuulata lihtsalt, et ma loodan, et ikka lugejaid tuleb juurde, et lihtsalt natuke paratamatult elu muutub ja olud. Seal on see tehniline küsimus ka, et kas audioraamatu kuulaja siis kuulab seda raamatut või loeb seda raamatut. Meie jaoks on ta ikkagi lugeja, aga see terminoloogiline. Audioraamatute kohta on pisikene vaheküsimus ka. Kuidas tehakse see valik, kes selle sisse loeb?
no näiteks Nikola raamatud, ma nüüd peast ütleks, et vist on kõik mina vormis, et seal loebki siis see, et see, me vaatame, kas tegelaskuju on mees või naine, juba alustame sellest, siis kui vana ta on ja eks meil on selline mingis mõttes oma kindel lugejaskond, näitlejad, kes on huvitatud sellest. Meil on endal tegelikult meie kirjastuse ruumides on stuudio, kus neid sisse loetakse, käivad ka teiste kirjastuste raamatuid loetakse seal sisse, nii et mulle tundub, et see saab järjest populaarsemaks, kui võib-olla näitlejatel endile selline tore vaheldus, et läheb suuremaks küll see huvi. Aga no, valite välja selle raamatu, eks ole, kuidas see protsess edasi läheb, kas on mingi raamatuga tulnud ka mingisugust õiguste pärast kaklemist või kas selle kohta üldse mingisugune andmebaas, et millisel kirjastusel kelle õigused on või kuidas seda teada saab? No seda teada saab niimoodi, et valid välja selle raamatu, mis sulle huvi pakub. See, kes seda autorit esindab, seda on üsna lihtne tegelikult välja peilida ja siis sa võtad ühendust selle agentuuridega. Tegelikult ma saan aru, et tavainimese jaoks see tundub niimoodi, et raamatuid on üüratult, aga tegelikult selles orienteerumine, see tegelikult ei ole üldse nii keeruline, et ongi mingisugused suured kirjastused, keda võib-olla esindavad mingisugused agentuurid siin Baltikumis, osadega me suhtleme ka otse, ja siis sa võtadki ühendust siis nende nii-öelda, kes õiguste omanikuga või kellel on õigus neid vahendada ja siis juba sealt tuleb kohe välja see, et kas need õigused on meil vabad või kuidas sellega on, et alustada tulebki sellest jah, et selgitada välja, et kas meil üldse on mõtet asuda siis läbirääkimistele või teha mingisugune oma nägemus siis sellest, et mis tingimustel me võiksime siinse turuõigused endale saada. Aga jah, aga mõnikord tõesti on populaarsemad asjad, ma ütleks, et Eesti kirjastajad on ikka väga agarad ja usinad, et tihtipeale läheb rebimiseks, et kui mingisugune asi on juba kuskil edetabelites nähtaval, siis sellele lennatakse niimoodi kambakesi peale, et siis korraldataksegi oksjoneid, et kes üle pakub ja et selles mõttes see on ikka selline, meil on selline siseringi huumor, et ega see kas ikka vihane äri vahepeal on. Ma arvan, et eriti tegelikult võib see sarjadega minna, et pigem vist nagu ühte sarja kirjastab üks kirjastus, aga on ka neid, mis on pooleli jäänud ja keegi teine on üle võtnud. Jah, no ütleme niimoodi, et enamasti on ikkagi nii, et kui üks kirjastus hakkab ühte autorit välja andma, siis temal on see õigus temaga jätkata, aga selge see, et kui kirjastus loobub, siis antakse see võimalus teistele, sellepärast et eks autoritel on ka ikkagi, nad on huvitatud sellest, et nad oleksid jätkusuutlikud igal pool ja kauaks ei saa ootama jääda. Tuleb kohe ära rabada sellist suhted. Järgmine samm on siis ilmselt tõlkija leidmine, kui me räägime tõlkekirjastust. Just, siis on vaja leida tõlkija ja neid etappe sealt tuleb ridamisi edasi, et igat tõlget alati toimetatakse. Minul isiklikult on välja kujunenud, kuna ma olen seda tööd teinud juba ka päris mitmeid aastaid, siis on ikkagi sellised usaldusväärsed tegijad, ja siis sa juba tead, millise toimetajaga tasuks ta paari panna, et seal on ka selline peenhäälestus, et millised paarid omavahel kõige paremini võib-olla koostööd suudavad teha ikka selle nimel, et see tulemus võimalikult hea saaks, Aga võiks natuke lähemalt rääkida sellest, kuidas see tõlked leitakse, kui ei ole veel välja kujunenud. Kas tõlkijad saadavad ise pakkumised, et ma tahan nüüd tõlkida või on jällegi kuskil mingisugused teed, vaatad eelnevaid tõlkeid, vaatad, et väga tore oli, kirjutad ise, pakud? Jah, kõike seda, jah. Et eks meil ikka kirjutatakse päris palju, ma arvan, et ka teistesse kirjastustesse, sellistesse üldkontaktidele, kes pakub ennast välja. Mina tahaksin tõlkida, olen teinud seda, kirjutavad ka need, kellel üldse puudub kogemus, kes lihtsalt, ma ei tea, armastavad raamatuid lugeda, sooviksid ennast proovile panna. Aga kui on tegu nii-öelda vähegi eksootilisemate keeltega, milleks eksootilised keeled võivad juba olla siin, ma ei tea, soome-rootsi keeled, millest võib-olla nii palju ei tõlgita. Et mina olen läinud ka seda teed, et ma teengi Estri lahti,
vaatan, seal saab filtreerida siis keele järgi või siis lähen raamatupoodi, näiteks aimekirjanduse puhul, et vaatan, et kes selles teemas midagi on tõlkinud. Isegi Facebook Messengeri kaudu leiad need kontaktid üles, et ühesõnaga kasutad kõiki võimalusi, et nüüd ise ei ole vaadanudki, kas ikka ole meid on tõlkinud üks tõlkija või mitmeid? Teda alustas Raili Puskar, kes on üks tegusamaid tõlkijaid, kes mulle teeb ka, aga sealt edasi jah, ta on nüüd käinud mitme tõlkija käes, et eks tõlkijad ka tihtipeale nad võib-olla väsivad ära, tahavad midagi muud vahelduseks teha, nii et aga jah, näiteks Pilleke, kes on Mike Reimani tõlkija, tema väga, ma arvan, et iiali loobuks. Ma arvan, et ta on Reimanisse juba niimoodi sisse söönud, et tal läheb see täiesti nudinal, ei pea mõtlema ka, sest nagu igal autoril on oma käekiri, siis tõlkijatel on ka see, kes nagu korjab selle tooni üles ja kes ei korja. Just, ja kui vahel tulebki teha selline lüke, et vahetada tõlkijad, siis ikkagi paratamatult sellel uuel tõlkijal tuleb läbi lugeda ka need eelmised teosed, et nagu oli mingisugused, just, et siin meil käis ka läbi see on küll väga selline lihtne ja konkreetne näide, et kui sul foto on tõlgitud kuumaks, et siis uus tõlkija toimetaja peavad sellega kursis olema, et ta ikkagi läbivalt niimoodi jätkuks. Selliseid asju ma olen ise ka tähele pannud, et ma täpselt näidet ei mäleta, aga sellest kuumast võib saada Viineri virukas järgmises raamatus, kui ei ole ise seda eelnevat lugenud. Ja ma pean ütlema, et Eesti lugejad ka tegelikult kirjastaja õnneks või rõõmuks on tegelikult väga tähelepanelikud, et ega me ei saa selliseid prohmakaid endale lubada, et tuleb ikka kogu aeg proovida lippu kõrgel hoida, et nad panevad tähele ja kohe tehakse märkuse. Mis on tore? Facebookis on see tõlkevärlite kuppe, siis lendab kohe sinna. Just, häbiposti ja siis ka lugemise väljakutse on see, mida me ikka ise ka jälgime, sest et seal tuleb väga sisukaid arvustusi, tagasisidet, et alati on huvitav lugeda endal ka õppimiseks. Tõlkeprotsessist ka lühidalt, kui palju aega tõlkijal ühe raamatu tõlkimiseks siis umbes kulub? Mõtlen, et kui suur on nagu see ajavahe, et kui teie valite raamatu välja, siis mitme kuu pärast seda Eesti lehtidele siis nagu füüsilisel kujul jõuab? No, kui niimoodi väga keskeltläbi öelda, siis see protsess võib aega võtta selline 4-5 kuud, aga iga projektiga, iga raamatuga on alati mingisugune aga, et ei ole olemas sellist asja nagu lihtne raamat või lihtne projekt, et alati mingisuguseid viivitusi tuleb. Aga tõlkimine laias laastus võib-olla selline 2 kuud, oleneb väga palju ajaviitekirjandusel, jah, selline 1-2 toimetamine võib-olla võtab poole sellest ajast, mis tõlkimine. Aga eks neid etappe on seal edasi veel, et küljendamine võib-olla kõige kiirem asi, aga sellele järgneb korrektuur ja mis tihti on just see kõige vaevalisem, on siis kaanekujunduste tegemine. Et Nikola raamatute puhul kuna me enda meelest panime täppi väikese nurgapuu esimese raamatu kaanekujundusega, et siis me otsustasime jätkata ja mis mulle endale tundub, et Inglismaal on väga populaarsed sellised joonistatud kaaned. Et oleme proovinud paari raamatuga, aga ma ütleks, et meie inimeste hulgas need väga peale ei ole läinud. Seega see õige kaanekujunduse tegemine, kõik see, et see on selline päris aeganõudev. Ja loomulikult siis tuleb ka autoriga see kooskõlastada, et ka tema selle heaks kiidab, et see tihti on selline faas, mis võtab aega. Vahel on ka kaanekujundustega läinud niimoodi, et sul on, ütleme, teoses on rohelise kleidiga naine ja siis kaanepeal on ka sinises kleidis. Kujundaja peab ka olema teadlik, mis seal raamatus toimub. Jah. Kuigi kui nüüd konkreetselt sellest näitest rääkida, siis ma arvan, et see on selline Photoshopi teema, et see on lihtne ära lahendada, aga eks see kaas ikkagi, mina ise mõtlen niimoodi, et mina lugejana, et kui ma saan selle raamatu läbi ja ta mulle meeldib ja mulle meeldisid kõik need tegelaskujud
ja kui ma selle raamatu kinni panen ja siis jään uuesti seda kaant vaatama, et ma tahaks, et mul ei tekiks seal seda ebakõla, et tegelikult ma sain poolega petta või noh, mis ei pruugi päris nii olla, aga ikkagi tahaks, et nagu see sisu läheks pakendiga kokku nii-öelda, et aga ma pean ütlema, et see Mokaue variandid on küll väga hästi õnnestunud. Mulle meeldivad need rohkem kui need inglise originaalid. Jah, kuigi ma olen väga palju tagasisidet saanud selle nunnu koera teemal, et iga järgneva raamatuga koer läks aina suuremaks seal kaane peal, aga ta oli nii oluline element ka, et võiksime lubada seda endale. Aga Koont teeb siis kunstnik ikka, te ei ole veel AI peale üle läinud? Ei, me ei ole AI peale üle läinud, aga ma ütleks, et see, kui kujundaja otsustab oma töös kasutada AI abi, siis see ei ole kindlasti keelatud. Et peaasi, et see tervik peaks ikkagi kokku kõlama ja olema sobiv ja usutav. Et see AI tungib peale nii ehk noh, me ei saa sinna parata. Tõlgete puhul on see kategooriliselt keelatud, aga võib-olla jah, selle disaini poole pealt, et kui seal neid nõkse ahvi võtta, et seda ikka. Noh, eks need piirid on ka niivõrd hägustunud, et lihtsalt peale vaadates ongi keeruline juba kindlaks teha. Et seal mingisugune nüansi vahe on, mille mõnikord tunnatav ära, aga mõnikord nii. Jah, et võib-olla need kaaned, mis on puhtalt AI-ga tehtud, et seal peale vaadates sa ikka saad aru, et ta on, aga kui kunstnik lihtsalt kasutab seda ühe töövahendina ja oskab selle väga veenvalt ära maskeerida, siis miks mitte? Nii, meil on tõlkija, meil on kunstnik. Ma korra küsikski kohe vahele, et kas mõnikord proovitööde puhul on aru saada ka, et selgelt tehisaru tõlge? Proovitööd, ma mõtlen, ma ise pole väga ammu ühtegi proovitööd vist menetlenudki. Ma ütleks, et minuni vist ei ole jõudnud ühtegi sellist, et ma arvan, et kui inimene teeb proovitöö, et isegi kui tegu oleks tõlkjaga, kes päriselt rakendakski seda masintõlget, ma kahtlen, kas ta proovitöös seda või kui ta teeks, siis ta võib-olla ikkagi väga hoolikalt siluks selle kuidagi üle, et ma arvan, et kuna ma tean, et ka seal tõlkijate grupis on nii see teema üleval, et ma ei tea jah, kas ma ise vähemalt loodan, et ilukirjandus on küll see viimane asi, kuhu see jõuab, et mis see tähendab? Proovitöö. Kui mõni tõlkija sooviks hakata kirjastusega koostööd tegema, et siis me ikkagi, kui ta meil ei ole kunagi teinud midagi, et siis me palume proovitöö, jah, mõned leheküljed mingist raamatust, siis mida võiks talle päris tööks pakkuda ja esitab ülevaatamiseks, et kas ta on sobiv. Aga ilukirjandusse ilmselt jah, ei jõua. Ei tea, aga ma paneme käe ette nii kauaks kui võimalik. Ja õnneks ma võin öelda ka seda, et tegelikult need lepingud, mis kirjastused sõlmivad õiguste omanikega, et ka seal on see tegelikult keelatud, nii et juba, et me ei tohiks, kui ka tahaks. Nii, tõlkija ise tõlgib selle raamatu ära, siis see läheb toimetaja kätte. Just. Kas teil on, mida see toimetaja täpselt toimetab, et kas ta vaatab nagu mingisuguseid sisulisi asju ka või see on puhtalt keele toimetamine? Tõlkekirjanduse puhul see valdavalt on ikkagi keele toimetamine, eriti kui on tegu ilukirjandusega, et siis seal tuleb juba sellistest asjadest kinni pidada nagu lausepiirid, näiteks, et seal on see autori stiil peab jääma, et kui me räägime aimekirjanduse tõlkimisest, et seal on võib-olla rohkem neil mänguruumi, sellepärast et tegu on teabe või tarbetekstiga, kus lihtsalt see võib olema üheselt mõistetav ja arusaadav. Aga seda sisulist toimetamist, seda tehakse rohkem siis algtekstidega, et Eesti enda autorite loominguga, et tõlgete puhul on see peamiselt keele toimetamine. Ja kulub siis umbes pool sellest tõlkimise? Laias laastus, jah. Kuidas teil kombeks on? Kas tõlkija saab pärast üle ka vaadata selle toimetatisatsiooni? Tõlkija peabki üle vaatama, et meil on kombeks, et toimetaja
juurde, teeb parandused niimoodi, et need on, jäävad programmis nähtavalt, et tõlkija asi on siis üle vaadata ja eks nad siis vahetavadki, et seal tulebki mängu see koostöö moment, et neil peab selline hea sünergia tekkima, et ka minu töös on olnud paraku selliseid juhuseid, kus ikkagi tõlkija võib-olla leiab, et teda on üle parandatud või tal lihtsalt pole. Et ühesõnaga seal peab tekkima selline tunne, et mõlemad töötavad selle nimel, et see resultaat oleks võimalikult hea, et see tõlge oleks hea ja kvaliteetne. Mitte see kumma sõna peal. Just, et see pole nagu see, et jah, et tõlkija isegi need kõige staažikamad, et kui nad ikkagi peavad mõistma seda, et teinekord et tõlked on nii nüansirohked ja ka nende silm ei märka kõike, et seal see toimetaja roll tulebki mängu, et jah, ja siis nad vahetavad neid faile omavahel siis senikaua, kuni tulemuseks on puhas tekst, mis on valmis siis küljendusse minema. Mis see küljendus tähendab? Küljendus tähendabki sisuliselt siis seda raamatu arvutifaili, et mis lõpuks jõuab ka siis trükikotta, et seal ta pannakse, laotatakse faili, millel omakorda on siis mingid kriteeriumid, et ta peab jooksma nii-öelda poognasse, et seal küljendaja peab jälgima, et seal see lehekülje samm oleks siis kas 16 lehekülge üldiselt on see, kuhu ta peab rihtima seda, et seal on ka jälle küljendaja osavus, et mängida, panna see tekst jooksma niimoodi, et kõik see arvestada siis, et see teksti suurus oleks sobiv, et see reavahe oleks sobiv, et oleks võimalikult mugav lugeda, et kõik need erinevad nüansid. Et ka selle koha pealt ma ütlen, et kuna lugejad on väga tähelepanelikud, et oleme saanud tagasisidet, kui teinekord on juhtunud, et tekst on liiga kribu olnud või kohe kirjutatakse, ei saa millegi vastu eksida. See on meil ka siin natukene see koht, et küsitakse raamatuid, mis oleks võimalikult suure kirjaga, et oleks hea lugeda. Ja siis, kui sa hakkad otsima, siis ega ei leiagi neid riiuliste riikides, et jällegi eesmärk on ju tegelikult see, et palju teksti selle ühe lehe peale ära mahutada, sest muidu nad tulevad jälle liiga maksud. Jah ja ei, selles mõttes, et kui me räägime ajaviitekirjandusest, siis ma leian, et seal ikkagi tulgu või paks, aga see peab olema inimesele hea lugeda. Et kui meil on võib-olla mingi väga mahukas aimekirjanduse teos, et seal võib-olla veel, kui me räägime seal juba 500 pluss lehekülge, et seal tuleb võib-olla see maht hakkab mängima rolli, et lõppude lõpuks see raamat võib-olla pole ka mugav käes hoida, kui ta on selline tohutu klots, aga ka seal saab mängida veeristega, võib-olla veendada selle teksti natukene siis, et seal tulebki mängu küljendaja osavus ja loomulikult alati on meil ka huvitav saada sellist tagasisidet, et kui tõesti ongi teinekord kiri väike või reavahe väike või ikka võib märku anda. Aga küljendusel võivad ka ju mingisugused apsudel sisse tulla, et mingisugune sõna lõpp kaob kuhugi ära või viimane rida või kes siis selle pärast veel üle vaatab? Siis kui küljendus on valmis, siis läheb see sama küljend läheb siis tagasi toimetaja kätte, et tänapäeval ei ole väikses Eestis enam, ma ei tea, kas on kirjastusi, kes eraldi veel palkavad korrektori, et meil teeb selle töö ära toimetaja, nii palju kui jõuab, siis ka mina ise enda raamatute lõppkorrektuure proovin lugeda, sest lihtsalt see lisasilmapaar ikka kulub ära, et eks neid näpuvigu tuleb, paratamatu tuleb, aga nüüd küsimus ongi selles, et kui palju, et mida vähem neid sinna sisse jääb, seda parem loomulikult. Ma ise tõlkides olen küll kogenud seda, et kui sa 5. korda oma teksti üle loed, siis sa ei näe enam absoluutselt, mis soga sa oled sinna kokku kirjutanud. Ja siis, kui see raamat tõlkis tuleb, siis sa teed ta lahti ja kohe esimene asjana sa näed. Jah, sellepärast, et siis sul ongi vaata see ajaline distants, et siis jälle märkad. Sellega natuke keeruline. Kuidas see otsus tuleb, et kas tuleb pehmekaaneline, kõvakaaneline, palju üldse kõvakaanelist tänapäeval tehakse, ajaviitekirjandus on mis pigem pehmekaaneline?
jah, ajaviitekirjanduse puhul on tõesti mindud pehmete kaante teed, et eks seal natukene mängib ka rolli see, et paratamatult see on soodsam. Aga meil on käinud läbi ka sellised vestlused siis kirjastuse siseselt, et mõnikord lihtsalt ka need kõvad kaaned on ebamugavad ja nad on ohtlikud, kui nad sul kukuvad kuskile, eks ole. Aga võib-olla meie lähtume sellest, et kõvad kaaned me teeme siis, kui me tahame, et raamat natuke pidulikum välja näeks. Kindlasti rohkem Eesti autorite teoste puhul on see teemaks, et ja kui tuleb ka värviline raamat, on seal viiteseis, siis me kindlasti teeme kõvad kaaned. Kas seal võib olla natukene ka seda otsust, et Eesti autorite puhul tajud ette, millest võib saada klassika, et kas see tuleks siis ilusam kõvade kaantega? Jah, kindlasti. Ja ongi, seal on väga erinevad. Näiteks täna arutasime ühe raamatu, see on küll tõlkeraamat, mis siin peagi trükki on minemas, üks joonistamist õpetav siis käsiraamat ja selle puhul minu jaoks mängib rolli juba see moment, et kui mul on vaja, et see raamat püsiks rohkem lahti, et siis ta on mugavam, et kui ta on sul pehmekaaneline ja ta on veel selline värviline trükk, tal on see libe paber, mis on raskem, et siis ta üldse kohe ei taha, et kõik sellised nüansid, et oleks mugav kasutada. Ilukirjanduse puhul seda ei ole eriti, aga see teadmiskirjandus on küll see, et tehakse nii erinevates formaatides. Kas see nüüd lähtub originaalist või see on siis Eesti poolse tõlki otsused, mõni on selline hästi kõrge ja peenike ja siis teine on selline ja siis iluvist on väga keeruline panna raamatukogus. Jah, üldiselt formaati ette ei dikteerita tõlkekirjanduse puhul, et seda juhtub harva, aga küll, kui on tegu mõne sellise raamatuga, et võib-olla tulevadki näiteks, kui sul on mingeid jooniseid, pilte ja selle raamatu väljaandmisega käib kaasas see, et me saame siis need algsed failid, et ta näeks võimalikult sarnane välja, et siis lihtsalt ongi mõistlikum teha nii-öelda üks-ühele see kujundus ja siis ta ikkagi tuleb laias laastus ka selline, mis ta siis originaalis on, et nii suur kui väike. Ja on ka olemas sellised asjad nagu optimaalsed trükimõõdud, ehk siis mis hetkest need nii-öelda need mõõdusammud, millest jälle see trükk siis kohe hüppeliselt kulukam on. Nii et jah, neid nüansse on väga palju, et mida kõik arvestada, et mismoodi see raamat pakendada lõpuks. Ja see sinu töö sisu ongi siis kõige selle arvestamine ja väljamõtlemine. Jah, ja siis lõpuks proovida need raamatud ka maha müüa. Et see on selline väikese riigi ühest küljest puudus, teisest küljest eelis. Et kirjastaja roll on siis sisuliselt kõik, alates sellest, et kirjastaja peab valima, tegema need kirjastamisotsused, mida me hakkame välja andma, korraldama kogu selle protsessi, et see raamat jõuaks lettidele, raamatukokku ja siis ikkagi mõtlema aktiivselt kaasa ka selle peale, et kuidas siis need õiged lugejad üles leida. Ja kuni selleni välja, et jätkuautorite puhul, sarjade puhul mina pean isiklikult väga oluliseks seda õiget tempot, et ma ei jääks magama, et ikkagi ühes aastas siis raamat või 2 välja anda, sest olgem ausad, Eestis ilmub väga-väga palju kirjandust, tõlkekirjandust veel eriti ja kui see tempo ei ole piisav, siis inimesed lihtsalt leiavad endale uued. Eriti kui on tegu naistekate ajaviitekirjanduse krimkadega, lihtsalt neid tuleb nii palju peale, et siin magama jääda väga ei saa. Siin ilmselt mängib rolli ka see, et inglise keeles loetakse päris palju ja kui seda sarja järgmist osa sa oled eesti keeles 5 aastat ootama, siis sa loed ka enne inglise keeles läbi. Nii on ja eriti ma ütleks, et armastusromaanide puhul, et näiteks Colleen Hoover, keda mina ka välja annan, et tema raamatute puhul meil on alati võidujooks, et kuna meie edasimüüjad, raamatupoed toovad ka ingliskeelseid raamatuid siia, mis tahes-tahtmata on poole odavamad kui eestikeelsed, sellepärast et neid lihtsalt trükitakse massides.
tuhandetes, sadades tuhandetes, aga kui meie tiraažid on sellised napid tuhanded, aga kõik need etapid tuleb ikka läbi käia, eks ole, tõlkimine, toimetamine, küljendamine, kõik need, siis meil ka ei ole võimalik neid raamatuid nii soodsalt müüa ja siis nende ingliskeelsetega on väga raske konkureerida. Et seal tuleb jah see võidujooksu ajaga ka veel mängu. No ma arvan, et siinkohal on natukene selline kiida Ingridit nurgake, et tänu sulle meil ongi nüüd need kirjanikud siia rääkima tulnud. No need konkreetsed jah, kes siiamaani teist. Aga kes veel nii sinu all on tuttumatest nimedest? No Colleen Hoover, keda ma mainisin, keda me ka mõtiskleme, et ja küll see hetk tuleb, ma olen kindel, küll me ta siia saame, ta on lihtsalt väga hõivatud oma filmide, raamatutest filmide tegemisega hetkel. Nita Prose, toateenija sari. No las ma mõtlen. Robert Brentsa, Craven McIntosh, kes meil siin veel on? No meie kirjastusel minu üks kolleeg annab väga edukalt välja Skandinaavia krimiraamatuid, Lars Keplerit, Camilla Läckbergi, Donna Leoni, Max Seeki. Aga mida see autoriga suhtlus siis sinu jaoks tähendab, et kas sa suhtled nendega otse või see käib läbi agentide või kuidas see kontakti hoidmine nagu käib, et nad ikkagi osaleksid ka Eestis meie üritustel, eks ole, head ajad ja nii edasi, et kuidas sa saad neid siia? Eks see läbi agentide käib jah, ja osade autoritega on vahetum kontakt, et näiteks Claire McIntoshile vajadusel ma saangi otse kirjutada, suhelda temaga. Claire McIntoshiga oli näiteks ka väga tore, kui ta käis meil siin sel suvel nüüd käis Eestis Headreadil, et siis reedel käisime temaga restoranis lõunatamas niimoodi mitteformaalses keskkonnas siis jutustamas ja siis tuli välja, et ta on väga selline hasartne talisuhtleja ja siis valmis plaan, et laupäeva hommikul lähme Paljassaarde suhtlema ja nii oligi. Korjasime ta siit Palassist auto peale, et see oli selline väga tore moment, et kes McIntosh, kes on ikkagi maailmas väga suur, väga kuulus, et niimoodi selline peo peal. Et Craveniga on ka pigem otsekontakt, tema on paraku väga hõivatud, järgmine suvi ka siia kahjuks ei saa tulla, aga kindlasti ühel hetkel tuleb. Aga siis on sellised, keda küsisid, kes veel, mis ma praegu mainis, Alex Michalides, Vaikiva patsiendi autor, et konkreetselt tema mulle meenub, et temaga otse suhtlust ei ole, on siis agentuur, kes vahendab tema agenti, kes vahendab teda põhimõtteliselt, et seal on väga raske niimoodi otse löögile saada. Et jah, kuidas kellelgi, et mõned näiteks Craven, kes on järjest suuremaks nimeks paisunud, on siiani veel oma väikese Briti agentuuri nagu hallata, ilmselt on sellega rahul, nad teevad head tööd ja see on ka minusuguse väikese riigi kirjastaja seisukohast hea mugav, et võrdlemisi otsekontakt. Aga siis on jah Colleen Hoover, kelle on samamoodi selline tohutu pikk jaba. Ja siis ongi näiteks, kui me peame ka ise kaant kujundama ja temaga kooskõlastama, siis ma võingi juba rahulikult arvestada, et see võtab 6 aega vähemalt, et kuna see ahel on lihtsalt nii pikk. Sina saadad kirja ja siis seda võtad edasi. Aga Nikolaga näiteks väga tore agent on tal ka. Nikolat ma olen ise ka Londonis paaril korral olen kohtunud temaga. Tema vastab 2 tunniga. Kaas meeldib sobib, jätkake. Nikolale selle meili selle lingiga, et ta täna osaleda saaks, siis vastus tuli kohe, nagu sekundi pealt ma tegin refreshi, mul oli vastus olemas. Just, jah, et lihtsalt lust sellistega töötada. Ja siis täiesti teisest ooperist, näiteks Jamie Oliver ka, et kellega ma olen küll paar korda Londonis kohtunud, ka niimoodi väga sellises pigem väiksemas seltskonnas, aga siiski on ka selline suur staar, et temaga niimoodi jällegi meilitsi otse ei ole võimalik kontakti saada, et küll jah, niimoodi vestelnud natukene, et jah. Kas sul kõikide nende erinevate kirjanike, erinevate ülesannete juures ongi üldse sellist asja nagu harilik normaalne tööpäev? Milline see sinu 8-tunnine tööpäev välja näeb?
harilikult jaa, mul on näiteks lasteaiast ka on küsitud, et kas võiks töövarjuks tulla. Ja siis ma olen 2 korral pidanud ütlema, et no mis te tulete, vaatate kontorirotti, kes 8 tundi päevas e-kirju saadab lihtsalt, et see on ju tavaline tööpäev. Kui mul on rahulikum periood, ma mainisin, et väga palju proovin ka ise korrektuure lugeda. Et siis ma lihtsalt võtangi selle, trükin endale küljendi välja, kerin ennast kodust diivanile, punase pastaka kätte, diivanile kerra ja loen lihtsalt, et ka selliseid tööpäevi. Ja siis järgmine hetk käid Kitošiga Paljassaare ujumas. Just, jah. Et seda ma pean küll ütlema, et see töö rutiinseks ei muutu, sest et iga uus raamat on ju tegelikult täiesti uus töölõik, niivõrd kuivõrd, aga siiski ja rutiini õnneks ei tule, et sellist vaheldust jagub. Palju sa ise lugeda jõuab? Ütleme nii, et nagu siis töö kõrval. Jah, nagu mitte tööalasid. Pigem vähe, sest et ma ikkagi mul fookus on väga palju sellel, et ma proovin neid lõppkorrektuure lugeda või siis ka lihtsalt loen käsikirju, et langetada seda otsust, kas me hakkame seda välja andma, sellised esimesed 50 lehekülge. Aga sinna kõrvale natukene ikka püüan, et mis sellised võib-olla rohkem kõneainet pakkunud teosed, aga siis võib-olla eeskätt eelistaks Eesti kirjanikke. No siis küsis ka, et viimase aasta lemmikraamat. Viimase aasta, siis mitte mu enda oma või jah, mitte mu enda oma. No mulle Urmas Vadi raamat jättis väga hea mulje loomulikult. Aga enda autoritest? Enda autoritest, no las ma mõtlen nüüd. No Kreiveni fänn olen ka mina loomulikult. et Viimne vanne oli see. Ja mu enda autoritest, kes mulle veel väga meeldib, kes on küll selline, pigem ma ütleks, et selline tasasõuad kaugele jõuata, ei ole väga massidesse Eestis läinud, aga minule näiteks väga meeldib B.A. Paris, kellelt ka iga viimase kui raamat olen välja andnud ja nüüd uue aasta algul tuleb uus romaan. Just, et tema stiil lihtsalt meeldib mulle, et ja noh, läbi aegade võib-olla ka ikkagi Vaiki patsient, kuna seal oli nii äge süžeepööre lihtsalt, et võta uuesti kätte, hakka lugema. Seda ei saanud ette rääkida. Seda ei saa, soovitan, kes pole veel lugenud, siis soovitan. No Hooverist samamoodi võib-olla Petlik tõde mulle meeldis, kuna seal oli ka sarnane pööre. Issakene ja kõik. Jah, just. On teil veel mõni küsimus raamatute kirjastamise kohta, autorite kohta? Kas on kellelgi midagi uut tulemas? Minul on kaanekujunduse kohta küsimus, et kes teeb selle otsuse, et kas võetakse see originaalkaas ja tehakse eestikeelseks lihtsalt või tehakse täiesti uus kaas? Meie ise alustuseks me vaatame originaali ja vaatame, kas see tundub piisavalt hea või selline, mis võiks meie turul töötada. Et nagu ma mainisin, britid armastavad joonistatud gaasi, meil ei tööta, oleme katsetanud. Kui leiame, et see originaalgaas võiks sobida, siis tuleb uurida, mis maksab. Sest vahel on ka niimoodi, et selle eest küsitakse lihtsalt nii palju raha, et jällegi väikeste tiraažide korral seda ei ole võimalik kasutada. Aga ma ütleks, et kaanekujunduses mul tundub, et me ja üleüldse võib-olla Eesti kirjastajad saavad tegelikult päris hästi hakkama ise ka, et meil nagu ja noh, see, et ikkagi igal rahvusel on võib-olla natuke oma maitse ja ma arvan, et iga riigi kirjastaja natuke ikkagi tajub seda, et mis see võiks kõige paremini töötada. Ja minu praktikas tegelikult vist ainult üks on, näiteks meie andsime välja ka Stephanie Meyeri minevikusarja, et seal oli nõue, me peame originaali kasutama. Noh, mu enda omadest Jamie Oliveri raamatud, mis tulevad täis pakett originaalkujundus, aga üldiselt ikkagi vabad käed, et seda ei dikteerita ette. Aga küll aga jah, et peab alati autor heaks kiitma, kui me siis oma kujunduse teeme.
mis veel tulemas on lähiajal, mida ise näiteks ootate väga? no PA Paris mainisin. Claire McIntoshil tuleb täiesti uus raamat, mille kohta ta ise ütles, et ta sepitses 10 aastat, tal oli mingisugune plot twist. Ja ta tahtis selle kindlasti ära kasutada. Ja ta mõtles pikalt, kuidas see välja mängida ja siis ta lõpuks välgatas. Ja nüüd see uus käsikiri on ka minu töölaual juba olemas, aga see hetkel pole veel tõlkes, sest et see ei ole see lõplik. Et see tuleb uuel aastal. Uus Kreiven tuleb augustis, loodame originaaliga avaldada jälle. Pealkirja veel ei tea. Mis veel? No, kusjuures ma just täna loksutasin kirjastuse juhiga enda uue aasta plaani paika ja nüüd loomulikult on mu peatüli. Midagi muud küsida, siis äkki neil. Prõntsaga jätkame loomulikult, no see on need jätkuautorid, et kes on ja siis mõned sellised väga toredad taimekirjanduse raamatud, neid, mida ma valin kohati ikkagi ka ennast huvi pakkuvatel teemadel, et sest ma täna enne sinuga siin rääkimist vaatasin seda kirjastuse kodulehte ka, et see valik, mida üks kirjastus tegelikult välja nagu on nii tohutult lai, et ongi põhimõtteliselt laste värviraamatutest kuni nagu mingisuguse tippteaduseni, et sinna vahele jääb kõik. Ja noh, see tulles tagasi nüüd nende raamatumesside juurde, et kui jälle lähed mõne uue kirjastuse või agentuuriga kohtuma ja siis sa pead kõigepealt rääkima nii-öelda enda profiilist ehk et mis on need raamatud, mida siis sina kirjastad ja väga tihti nad ikka, kui sa ütled neile, et me anname sisuliselt välja kõike, et peaasi, et oleks best of the best, siis nad algul vaatavad siin niimoodi, et kuidas te jõuate, aga noh, see on Eestist, eks ole, et me teemegi kõigest natukene, et nopime nii-öelda selle koore riisume, et jah. Aga siis saame vist otsad kohmata, igal juhul suur aitäh sulle, et sa tulid. Ja mitte ainult selle eest, vaid ka kõigi nende eelnevate kordade eest, kus sa kaudselt osalema tuled ja ma loodan, et saame mõne autori veel nõusse, et paari kuu pärast siis järgmine üritus teha.